Tere, olen Maris ja ma mõtlesin, et võiks vaadata siis 12 päikesemärgile, kuidas elu sind kohtleb, mis igapäeva magic'ut ta plaanib su ellu sokutada ja et mis on ootamas sind ees. Vaatamegi siis hakkame kuskilt otsast pihta. Jäärale. Ma võtan 2 kaarti igale päikesemärgile. Võib-olla ka mõnele rohkem, et täpsustada. Kui ma võtan 2, siis ma saan palju paremini aru. Ja jäärale tuleb selline sõnum, et sinu manifest või sinu magic, igapäeva magic õnnestub, kui sa võtad maru rahulikult. Kui sa naudid protsessi kohal olles, ei torma, vaid oled hästi kohal, teadlik, vaatad, kust kulgeb, sul on siht silme ees, aga sinu manifest kuidagi ilma kiirustamata. Et su kiirus tuleb, kui sa just vastupidi aeglustud, mingi niisugune paradoksaalne selline sõnum. Sõnnile. Sõnnil on ootama sees mingi teadlikkus, edasiliikumine, seoses pesakonnaga, kogukonnaga, et midagi saab nagu ilmsiks, midagi tuleb nagu välja ja see paneb nagu energiat liikuma. Mingi teadlikkus, taipamine, et on see hea või halb, igatahes on midagi, mis aitab sul nagu läbi teadlikkuse, aitab suuna üles võtta. Aitab valikut teha. Ja see on seotud sinu pesakonnaga, kogukonnaga ja sinu mingi hinge valikuga. Et sa nagu läbi selle teadlikkuse võib-olla sa kukud rohkem oma hinge ja hakkad vaatama, mis on su hinge vajadus. See on nagu positiivne. Kaksikutele. Võtan veel ühe kaardi. Kaksikutel on nüüd selline lugu, et neil on justkui nagu mingi liikumine samamoodi ja nad on sõiduvees, nad on väga mobiilsed. Transurfing, võib-olla selline raamat kõnetab sind, et ka manifesteerimas, aga ka liikumas. Ja ma näen, et kaksikutel on igati edasi liikuv see, muutusi loov see, kui nad ennast väljendavad. Olgu keskus. Kui nad ennast väljendavad ja see viib neid edasi. Neil on nagu, nad on liikuvad, nad on mobiilsed, nad on sõiduvees. Ja see on hea. Neil nagu kas pakkumised või neil on nagu mingi siht või eesmärk. Ja nad on üpriski powerful moving forward to this light, to this aim. Nad on üpriski selles mõttes. Ja neil on siis suurt muutust loob see, kui nad väljendavad ennast. Sest nende väljendus on magic, Merkuur, minu meelest kaksikud, see on nagu täpselt see, kommunikatsioon kaksikutel täpselt see.
on nende selline, mis aitab ka seinast läbi minna, kui tarvis. Vähkidele on ka justkui nagu selline koostöö, aga aeglustumine, andmine, saamine, vastuvõtmine tasakaalus. Ka nemad on manifesteerimise nagu 111 on nagu teatud mõttes keisrinna number, et sa nagu lood olevikupunktist, õppides minevikust ja tehes inventuuri siis, kuidas sa tulevikus sooviksid. Ja magic on siis, kui sa teed koostööd, kus on andmine, saamine ja vastuvõtmine mõlemapoolselt või siis kuskil grupis tasakaalus. Et manifest läheb käima siis, kui sa ka annad või jagad. Ja mitte necessarily oodates tagasi koheselt, vaid seades võib-olla lepped kokku leppida. Siis on nagu magic, siis loksub kõik nagu baas tekib, jah. Ja sa lood midagi, mis natukene võtab aega. Et nõuab natukene aega, aga see saab olema selline solid, mingi alusmüüriga. Lõvi. Ma võtan lõvile veel ühe. Lõvid on kuidagi... näita. Lõvid on kuidagi sissepoole pöördunud. Ja see on tegelikult hea, sest lõvid on väga ekspressiivsed, nad on väljapoole elavad, aga neil on mingi varjutöö. Mingi asi, mis on vajanud nende tähelepanu just subconscious alateadlikul tasandil ja aitab see, kui sa suhtled, kas või enda sisedialoogi jälgid ja eristad ennast erinevatest tahkudest, eristad oma tõelist olemust, siis tuleb voolamine. Kuidagi magic on see lõvidel, et nad saavad parema kontakti oma hingega. Nad pöörduvad rohkem sissepoole. Aktiveerivad rohkem oma intuitsiooni. Kuidagi nagu vaikelu on siin. Eristavad näiteks sisemise kriitiku oma tõelisest minast. Toetavad oma sisemist last oma sisemise kriitiku eest. Midagi sellist tahab tulla siit, et selline magic on. Neitsidele. Neitsidel on selline magic, et neil tuleb tugevus, julgus, vastupidavus nende seest välja, kui nad andestavad, kui nende sisemine laps andestab. Ja liigub edasi. Ja mõistab seda, et kõik see, mis on olnud tema, on stimuleerinud teda olema võib-olla rohkem selline tugev, julge, vastupidav, et ka kivi müürist välja kasvama õrnana, aga järjekindlalt ja säravalt ja järjepidevalt ja kindlalt, aga imede küllaselt. Kõik need kogemused on vastupidi sind, et ma veel näitan, annad sulle jõudu ja fookust, et ma veel näitan, kuidas ma suudan ja teen ja ära teen ja et su sisemisele lapsele pigem on saanud julgust, isegi kui sa oled nagu olnud väga üksi või ilma toetuseta või mingi, siis on muutnud sind tegelikult tagataustal tugevamaks kui võib-olla keskmine inimene, kellel on olnud nii-öelda ideaalne elu. Igav elu. Et see on siin nagu tiivustanud, motiveerinud, tugevamaks muutnud. Kaalud.
kaaludel on justkui nagu uus algus ja justkui nagu nad tunnevad ennast toetatuna elu poolt. Kaalud tunnevad ennast toetatuna, hoituna ja just seda energeetilisel tasandil oma täheperekonna poolt eelkõige. Isegi kui sa tunned ennast praegu üksinda, siis siin näitab, et sa oled tegelikult elu poolt väga hoitud ja energeetiliselt juba. Su täheperekond on sinuga isegi, kui sa oled üksinda praegu. Skorpion. Skorpionil on võimalused ja nad on segaduses sellest võimalustest ja neil on kutse suunduda oma laubakeskusesse, oma intuitsiooni. Neil on justkui nagu mingid võimalused ja valikud, emba kumba. Kui ma võtsin Liisa kaardi, siis näitas müntide 9 ehk näitab, et müntide 9 on siin Osho Shen kaardis üks mu lemmikuid kaarte tegelikult, selline küpsuse kaart ja tegelikult on see nagu minikeisrinnakaart. See on see, et enese väärtustamine, see on see, et natukene on ka töö, et nagu individuaalsesse, nagu oma tööle pühendumine, oma väärtusbaasi loomine, enda eest hoolitsemine, oma baasi eest hoolitsemine, küpsemine veel enne mingit otsust, sellepärast ongi segadus. Mingi elu hoiab sind, kui sa suundud ja magic happens, kui sa kuulad oma intuitsiooni ja tegelikult siin on väike vihje, ma vaatan kohe. Ja et võtta hetke järel, tasapisi, leia tasakaal, küpsus oma võimaluste ja valikute vahel, ära kiirusta võib-olla, et selle protsessi käigus pigem sa saad isegi kvaliteetsemat tulemust, kui sa nagu kiirustad aeglustades või kuidas öelda, et oled hästi kohal. Just see pigem kiirustab sinu edasiminekuid nii suhetes kui ka tööl. Ambur. Amburitel uus algus, õitsemine, maandus, tasakaal. Väga maised energiat, yin-yang, mees-naise energiate tasakaal ja kohalolek. Uus algus, jaa, mis meid ühendab. Võiks isegi öelda, et suhete vallas võib olla mingi huvitav kooslus või ärkamine. Et erisuste vahel tundub, et isegi siin on midagi nagu erinevuste vahel mingi, et mis meid ühendab, uus algus, maandus, et kuidagi nagu huvitav tunne on amburitel, kuidagi selline uudishimulik, huvitav, usaldav, rahulik, kiirustamata kulgemine. Nii mõndagi on olnud ja see on juba selja taga. Kaljukits. Kaljukitsel on siis rahavoolabi uued algused tulevad, kui ta keskendub emotsionaalsele intelligentsusele võimu võitlemise asemel ja skeemitamise asemel. Ta kukub vee energiasse rohkem. Ta on maa energia, maa see sümboolika.
et ta kukub niimoodi nagu vee-energiasse, tal on võimalik väga võimas uus algus just eriti raha osas. Kui ta kukub rohkem emotsionaalsesse küpsusesse ja emotsionaalsesse intelligentsusesse, siis ta võib, siis elu väga hoiab teda, annab talle sellise uue alguse, kus ainult võimalused voolavad sisse. Aga ta peab lõpetama ära takistused sisevõitluse, võimuvõitlusega väljas ja mingid skeemitamised. Ta peab olema rohkem tema ise, ta peab olema rohkem mõistvam ja arvestam ka teistega, kaastundlikum, mõistvam, tal on vaja nagu tasakaalustada seda. Ta nagu arvab, et ta peab võitlema siin päikese all koha eest, enda koha eest päikese all, kui te ei pea. Elu tahab öelda ei, lase lahti, ei. Ja siis on tal väga-väga head võimalused. Ja ma näen, et tal on see potentsiaal ja siis raha hakkab voolama ka, kui on emotsionaalne intelligentsus. Kõik saab alguse energiast, et siis on nagu selline voolamine, et ära torma, vastupidi võtta hoog maha ja kui sa oled heas kontaktis endaga, sa oled heas kontaktis ka välisega. Teades ennast, mõistes ennast, sa mõistad ka teisi ja olles teistele nii nagu sa oled teistega, ole nagu sa tahaksid, sinuga ollakse. Veevalaja. Ka veevalajal on sarnane vähiga, et andmine, saamine, vastuvõtmine võiks olla tasakaalus. Veevalaja vajab hulganisti emotsionaalset lähedust, nostalgilist, ta sisemine laps vajab toetust. Juba pikemat aega ma olen, veevalajatel ongi nii meestel kui naistel, neil ongi nii, et nende sisemine laps vajab väga-väga palju toetust, nii nende enda poolt, tihtilugu ka nende partnerite poolt ja laste poolt ja kõigi poolt, aga hea, kui sa seda nagu eeskätt iseendale pakud, siis see ei ole liiga koormav teistele, sest see on eelkõige meie enda vastutus. Aga sa vajad seda väga. Ja ma näen, et sa pakud seda endale, aga sa oled ka natuke unistav, sa ootad, sul on vaja nagu seda. Ja võib-olla siin ongi see, et sa saad seda, kui sul on andmine, saamine, vastuvõtmine mõlemapoolne. Et sa ainult võib-olla sa kipud minema olema haavatud sisemises lapses ehk rohkem võtma, aga ole hea, jaga ka seda head välja. Et vaata, et see oleks tasakaalus, sest kui see tasakaalus ei ole, siis tekivad seal käärid. Teised võivad ära väsida lihtsalt. Aga kui see on, ja kutse on kroonkeskuses, siin on isa töö, eks ju. Siin on isa töö, kroonkeskus meie siin, avada see universaalsele armastusele. Väga tähtis ka kõrgemates hingesidemetes on eelkõige kontakt kõiksusega, universumiga, Jumalaga, loojaga, loodusega. Kui üks sõna nendest kõigest sind kõnetas, siis haara sellest kinni ja täida oma tassi läbi selle eelkõige. Siis sa oled ka parem partner ja lapsevanem. See on nagu, ja siis loomul tasa on sellised nagu lähedussuhted võimalikud, nad nagu iseeneslikult. Oi, sul on väga suur koormus. Sul on väga suur koormus. Ja sa muretsed üle. Ja, siin näitab ka, et lahendus on see, if you let it go. Mõnikord anna oma liigne mure koorem algallikasse. Kroonkeskus.
ja see paneb sul energiat liikuma, see ongi see magic siis. Kalad. Kaladel on mingi eelmise elu muster lahenemas, kus nad saavutavad vabaduse, saavutavad oma väe, enesearengu tee. See mõjutab nende tervist päris palju. Mis see on siis? Läbimurre hirmust. Viib keisri energiasse, enesearengu tee. Ja see on mõjutanud tervist. Mis see siis oli täpsemalt? Mingi sisemine kriitik. Sa oled kuulanud liiga palju mingit oma sisemist kriitikut, mis on sind tagasi hoidnud. Kuid sa näed nüüd uuest vaatenurgast asju. Sa oled läbi murdnud hirmust. Sa oled enesearengu teel ja sul on tervises parem seda, mingi keti oled murdnud. Ja see on eelmise elu muster olnud. See on väga suur asi, kas sa oled seda juba teinud või sa hakkad tegema. Ja see on hea. Palju õnne. Palju õnne. Mis kollektiivis on ühiskonnas matsikut juhtumas? 3 kaardiga. No nii. Väga positiivsed kaardid on ühiskonnas, jah? Tähendab, näitab küll niipidi, aga need tulid tegelikult niipidi. Karikate 10, maailm, armastajad. Meie mõistus ja süda tasakaalustub. Mingid pusltükid jõuavad paika. Ja see tasakaalustab ühiskonnas naiste ja meeste vahelisi suhteid. Soovitus on keskendu, mis on sinu trumpes. Toetus, abistamine, teenimine, koostöö, suguvõsa. Otsi oma suguvõsast selliseid nagu ressursiallikaid, kes toetas, kes oli võib-olla sellise maailmavaatega kui sina. Kes on sinu ressurss? Kui sa võib-olla ei olnud vanematelt ressurssi või toetus sinu annete või trumpassi rakendamisel, siis kes suguvõsast on sinu suurim fännklaab või fänn olnud? Kontakteeru temaga, et tema sind toetab, abistab. Tema aitab sind teispoolsusest praegusel võib-olla keerulisel ajal. Ja kui sa oled võib-olla leinas, mingi elumuutuse protsessis, siis leia see anne, mis tuleb sul loomuldase, mis toob sind hästi kohale meditatiivsesse seisundisse. Leina toetusega on selline lugu, et me võime toetada mingi periood, aga on tähtis, et see, kes leinab, et ta liiga sellest sõltuvusse ei jää, et keegi kaassõltuvusse siis, et keegi tema eest teeb või on või lohutab, et see pigem hoiab traumabondi. Hea on mingi aeg olla olemas, kuulata, toetada, teha, rääkida, kuid mingi aeg on väga tähtis protsessida emotsioone, eks ju, see on väga tähtis olla olemas seal. Aga mingi aeg tekib niisugune nagu, kui on kõik protsessitud,
jõudsalt, edukalt, on hea seda ka turgutada, seda teha, siis võib tekkida nagu tühjus või abituse tunne, et kuidas nüüd edasi või mis nüüd nii. Ja see on võib-olla selline koht, kus on hea suunata vastutusele või nagu mänguliselt suunata. Näiteks mõnele meeldib taimedega tegeleda, mõnele meeldib kokkamine, mõnele meeldib muusika, mõnele meeldib trenn, mõnele meeldib kirjutamine, lugemine, loomad, mingi organiseerimine, millegi loomine. Väga tähtis on suunata, anda nagu lootust või arengust, et olla kasulik või vajalik. Et nagu sellest, et tagasi mineviku mustritesse ei läheks või mõttemustritesse või jääks kinni emotsioonidesse, ei hüppaks sinna, on vaja nagu turgutada seda, et tasapisi edasi. Anda mingi lootuskiir, mingi arengu seeme. Et kui sa vaatad ju taime ka, et hoolitsed tema eest ja siis ta nagu hakkab kasvama, see toob juba rõõmu ja see annab jõudu ja või kui kokkad ja turgutad oma keha sellest muutuste protsessist välja või jagad oma toitu teistega ja neile väga meeldib see. Ja see toob sind esiteks ka väga palju kohale. Siis see on juba leinaprotsess, see on juba tühjuse täitmine millegi väga endale meelepärasega, sinu trumpassiga, sinu andega, sinu huviga. See lööb õitsele, see aitab. Muidu sa jääd emotsioonidesse kinni, kui sa seda tühjust ei hakka täitma, sa hakkad kukkuma sinna tagasi. Aga kui sa hakkad nagu seda oma annet, oma essentsi eripära rakendama, sa ju tead, mis on sinule omane. Sa ju tead, mis sind toidab ja on ka teisi rõõmustanud. Hakka kuskilt otsast tasapisi pihta ja ära karda eksida. Ära karda eksida, läbi eksimuste kogemused tulevad. Ütle oma sisemisele kriitikul praegu, praegu ei ole aeg siin lobiseda. Ma õpin oma kogemustest, lähen edasi ja teen. Ja pigem on ilus näha seda arenguprotsessi, et ma alustasin sealt ja läbi kogemuste ma jõudsin siia ja see on kõik mind rikastanud, mu karakterit voolinud ja mu pinnast tugevamaks muutnud, mu fookus tugevamaks muutnud. Leia oma suguvõsas keegi, kes no matter what tingimusteta sind on toetanud või sa tunned tema toetust ja kui sa ei tea, ei leia sellist isikut kogus oma suguvõsas, alati leidub vähemalt üks, kui mitte mõni. Siis võta minuga ühendust, võib teha seansi sellel teemal, ühisvälja teema sinu suguvõsa peale ja leida see ressurss sulle, mis aitab sul edasi liikuda. Siis kui sa lähed sealt tühjusest, abituse tundest hakkad nagu istutama midagi energeetiliselt. Siis sa hakkad vaikselt leppima sellega, et oli nagu oli, see on looduse orkestreeritud nii, aga sa hakkad nagu leppima ja edasi liikuma ja see ongi, kus magic alguse saab. See ongi leinast, mineviku sellest edasi liikumine ja see on ilus, see on võimas. Ja tundub, et elu on mind kuidagi suunanud just inimeste juurde sellistest protsessidest läbi minema. Ilma, et ma isegi teadvustasin seda. Juba enne, kui ma seda teadvustasin, oli see nii. Juba lapsest saati, aga ma näen, et nüüd ma oskan seda rohkem fokusseerida, mõista. Isegi kui ma teen mingit maist tööd, siis alati saadetakse mind sinna, kus on vajalik selline läbiminek, läbi murehirmust, jah. Et läbiminek, edasiminek ja mitte lihtsalt nagu tank, vaid integreeritult. See on kõige parem läbi edasiminek, siis enam tagasi ei hüppa sellisel kujul nagu varem.
et see integratsioon on väga tähtis ka, mõistmine. Minu puhul on see nagu väga tähtis, et siis saab sellest nagu ressurss, mitte ressursi võtja, vaid ressursi andja ja jagaja sinu enda hüvanguks. Olgu sellised kaardid. Oi. Happy for you. Happy for me, happy for you. Enesearengu tee on see, mis toob magicut, paneb, sest areng on voolamine. See ei ole seisaks, on voolamine. Ja voolamine on kõige sujuvam ja kõige kindlam ja kõige alalisem ja kõige ilusam ja kõige külluslikum, kui sa teed seda läbi, kui domineerib sinu elus selline, mis on sinu anne, mis on sinu huvi ka, mis on see, et see on enesväärtustamine ja selles peitubki magic, sest tegelikult me oleme ise imed, et me siia sündinud oleme. Inimesed ongi nagu looduse imed tegelikult. Et me olemegi looduse või nii-öelda jumala lapsed, eks ju, et kas meid hüljati või ei hüljatud, kas meid armastati või ei armastatud, seda fakti ei võta keegi sult ära. See fakt nagu jääb. See fakt jääb, ma tuletan lihtsalt sulle seda meelde, sa tead seda isegi, aga ma tuletan sulle seda meelde lihtsalt. Et me unustame seda vahel igapäevaelus, aga et sa oled magic, eks ju, et meie mõistus toodab sellist, aga oli nii, aga oli naa. See ongi see, mine sellest läbi. Ära kuula mõistuse joru. Tunneta ennast kui looduse osa. See on võimas. See on võimas ressurss. Kui siit midagi kõnetas sind ja sa tahad edasi uurida, siis võtta minuga ühendust, siin all infos on kontakt. Ja siin all infos on loomulikult ka minu maikuu sooduspakkumised, Magic sooduspakkumised ja äkki sind kõnetab midagi nendest ja kohtumiseni.